Tere õhtust! Käes on esmaspäev, 2. juuni ning täna on toimumas järjekordne 20-minutiline live selles grupis ja kannab pealkirja Kõnelevad kuldsuud. Minu nimi on Anu Tähemaa, kes mind veel ei tea, siis olengi selle grupi hoidja ja looja ning see grupp sai loodud just nimelt sellepärast, et inimesed saaksid siin harjutada reaalselt tulla kas laivi või teha oma videoid, saada sellele tagasisidet ja panna ennast proovile. Ja vahest on nii, et ma kutsun siia ka põnevaid inimesi ja et rääkida põnevatel teemadel ja nii ka täna. Tere tulemast, Veronika Allas. Tere! Veronika, täna on sinu elu esimene live. Kuidas sa ennast tunned? No kuidas nüüd öelda? Maganud ma väga ei ole. Terve päev otsa on õõnes tunne sees olnud. Aga vaatamata sellele kõigele ma hetkel istun täitsa tooli peal, maha ei kuku, nii et kõik on nagu väga hästi. Mina usun ka, palju õnne sulle esimese laivi puhul, selle julguse puhul siia tulla. Veronika muideks on inimene, kes aitab neid inimesi, kes on seesmiselt pingesse sattunud mingi ajajärgu tulemusel ja nad on võib-olla kuskile kinni jäänud. Ja ta on terapeut loomulikult, aga tema on terapeut läbi selle, et tal on niisugune põnev spetsiaalne masin või seade, mida ta loodetavasti täna meile ka näitab. Ja see aitabki leida inimestel vabastada mõtteid ja avastada neid tundeid, mis neid varjatult mõjutavad ja takistavad. Nii et see on selline lihtne viis ja ta täna teeb niisuguse põgusa tutvustuse selle töö põhjal ja aitab inimesi selgema elu suunas liikuda. Nii et täna siis annan sulle mõnusalt mikrofoni üle ja kuulan põnevusega, mida sa meile tahad rääkida. Ja tere ka minu poolt siis uuesti, et võib-olla alustaks sellest, et kui paljudel on hetkel käes või kuskil laua peal selline asi nagu telefon. Suure tõenäosusega on kõikidel see olemas, on ju. Olete te kunagi elus üldse ennast võrrelnud telefoniga? Et tundub, et täiesti, et üks on Veenuselt ja teine Marsilt, et need kaks asja nagu kokku ei match'i, aga tegelikult me oleme inimesed on sarnasemad telefoniga, kui me ise ka arvata oskaksime. No näiteks, toon mõned näited siia, et telefoni juhib operatsioonisüsteem. On see iOS või on see Android? Inimest juhib aga mälu, aju, mälu ja alateadvus. Telefonil on mälumaht ja inimesel on mälumaht. Ja kui telefonil hakkab aku täis saama, mis siis teha tuleb? Või aku tühjaks saama, mis siis teha tuleb, on see, et tuleb telefon seina panna, saab aku täis, mida inimesega tuleb teha, tuleb anda süüa ja tuleb ta magama panna ja saab inimene hommikuks täitsa nagu normaalse näo jälle. Miks see telefon meil selliselt ju loodud on see, et meie elu lihtsustada on ju. Ehk siis telefon on loodud selleks, et meil tekiks võimalikult palju erinevaid lihtsaid lahendusi, et jõuda punktist A punkti B. No näiteks, et me ei peaks telefoninumbreid meelde jätma või et me ei peaks minema Facebooki lehele ja toksima seda sinna brauserile, et facebook.com ja logima ennast sisse, et saada informatsiooni. Ehk siis telefon on loodud selleks, et me saaksime võimalikult kiiresti punktist A punkti B. Tehnika puhul tundub see üliloogiline meile. Aga kui me nüüd võtame võrdluseks inimese, siis tegelikult inimene toimib täpselt sama mustri järgi. Et kui inimene siia maailma sünnib, siis on tema mälupulk täiesti puhas, seal ei ole mitte mingisugust informatsiooni. Ja esimesest päevast peale hakkab inimene alla laadima siis erinevat sorti informatsiooni, mida ta kogeb, mida ta tunneb, mida ta mõtleb ja kuidas käituda näiteks. Ja see informatsioon salvestatakse inimese alateadvusesse. Ja iga kord, kui siis inimene satub analoogsesse sarnasesse olukorda, kus ta varem on olnud, siis tegelikult ega see aju ei viitsi enam nagu uut infot laadida, kui ta näeb, et midagi sarnast on juba mälupulgal olemas. Ehk siis aju asub siis tegelikult meie infot alateadvuses rühmitama. Ja mis siis juhtub, on see, et sarnane info satub sellistesse sarnaste nagu ühte kausta. Ja iga kord, kui inimene siis midagi analoogset kogeb, siis ta põhimõtteliselt
aju salvestab või käivitab automaatselt selle vana informatsiooni sealt. Ja mis siis juhtub, on see, et mida rohkem inimene kordab ühesuguseid mõtteid, mida rohkem kordab inimene ühesuguseid tundeid, mida rohkem inimene reageerib täpselt samamoodi, seda automaatsemaks need mustrid muutuvad. Ja mida ma selle automaatika all mõtlen, on siis see, et kui me mõtleme autosõidu peale, et suure tõenäosusega enamus, kes siis täna võib-olla kuulavad, on kuidagimoodi kokku puutunud kas autosõiduga või näiteks rattasõiduga, on ju, et kui te istute mitmendat korda juba autorooli või ratta selga, siis te tegelikult teadlikult ei mõtle, kuidas te sõidate või kuidas te sõidate ja kuidas te jõuate punktist A punkti B. Miks ja kuidas see võimalik on see, et te olete põhimõtteliselt oma kehalihastel ära õpetanud, kuidas autot juhtida. Sama süsteem toimib ka meie sisemaailmas. Ehk siis, mida rohkem me kordame ühesuguseid mõtteid, mida rohkem me kordame ühesuguseid tundeid, mida rohkem me kordame ühesuguseid reageeringuid, seda automaatsemaks need mustrid meie sees muutuvad. Ja piisab vaid välisest triggerist käivitajast, kui meie sees tegelikult käivitub mingi vana lugu, mis ei ole täna, nüüd ja praegu selle olukorraga mitte mingil moel nagu seotud. No, toome näite. Kui me võtame näiteks sellise lause, et võiks naljaga võtta, on ju, et kui kaasa ütleb, naine ütleb mehele, et me peame rääkima. Jumala eest. Mehel lähevad silmad suured, issand jumal, millega ma jälle hakkama sain. Tegelikult ei ole küsimus võib-olla üldse selles, et keegi midagi teinud on, vaid võib-olla kaasa tahab lihtsalt öelda, et kallis, me peame reisile minema. On ju. Aga mees juba mõtleb, issand jumal, millega ma nüüd hakkama olen saanud. On ju. Ehk siis me reageerime täna, nüüd ja praegu suuremas osas selle baasilt, mida me varem oleme kogenud. Ja miks on see, et kui inimene on 35 eluaastat vana, siis ta tegelikult toimib 95% automaatmustrite baasilt. Me tegelikult ei mõtle, me tegelikult ei tunne või me ei reageeri selle baasilt, mida me tahame tunda või mida me tahame mõelda või kuidas me tahame reageerida, vaid see tuleb selle vana mälupulga info pealt. Ja siis me olemegi olukordades, kus me tunneme nii, nagu me ennast tunneme. Iseenda näitel võin öelda, et kui ma olin 6-aastane, siis ma kukutasin kodus riiuli pealt maha ilusa suure uue kineskoopteleka. Nii et peale seda, kui ma ta sinna maha kukutasin, tekkis sinna ekraani peale selline piisikene väike nagu pilt. Ja see süütunne, mis ma alla laadisin, see on mul siiamaani kaasas. Mõned kuud tagasi läks meil kontoris mikroon läks katki. Ma ei olnud isegi mikrooni lähedal mitte. Kui ma pärast teada sain, et see mikroon katki läks, siis ma põhimõtteliselt terve õhtu aega mõtlesin, mida ma selle mikroonile tegin, et ta katki läks. Ehk siis ma käivitasin automaatselt, minu sees käivitus automaatselt see vana muster, mis ei olnud selle olukorraga seotud, vaid see oli vana muster. Ja kuidas siis seda lahendada või kuidas me siis saaksime selle mälupulga enda seest tühjemaks, et me saaksime siis tegelikult vaadata elu täna, nüüd ja praegu natukene teise vaatevinkli alt. Et nii nagu Anu ütles, et olen ma terapeut, igapäevaselt töötan Life keskuses ja meie teeme selline unikaalset ja ägedat teraapiat võõrapärase nimega MER biofeedback teraapia. Ehk siis me otsime inimese sees olevad mõttemustrid, tundemustrid, reageeringumustrid ülesse, mis teda praegu hetkel nüüd segavad ja mis tal takistavad elus edasi liikumast. Ja me niinimetatud deaktiveerime nad mingiks ajaks, et inimene saaks igapäevaselt siis teha uusi valikuid, tunda ennast teistmoodi ja vaadelda elu teise vaatevinkli alt. See teraapia siis toimub sellise pisikese aparaadiga. Ei ole väga suur. Selle aparaadi küljes on siis sellised andurid, mis töötavad tegelikult nagu nutikell. Ja mis see põhiidee siis on, et nende anduritega me põhimõtteliselt saame siis lugeda inimese alateadvuses olevaid mõttemustreid, tundemustreid ja reageeringumustreid. Ja kuidas see võimalik on?
et suure tõenäosusega enamus inimesed on kogenud armastuse tunnet, selline tore armastuse tunne. Armastus, kui me tunneme parasjagu armastuse tunnet, siis meie keha vibreerib 528 hertsi. Ma loodan, et väga paljud ei ole tundnud, aga võib-olla ikkagi olete häbitunnet. Häbitunne on kõige madalama negatiivse sagedusega tunne ja see on 20 hertsi. Ehk siis vastavalt sellele, mida me sees tunneme, vastavalt seda me ka välja vibreerime ja vastavalt sellele me tegelikult maailma ka tõlgendame. Ja nende anduritega siis leiab sellised mõttemustrid ja tundemustrid ülesse. Sest kuna tunnetel ja mõtetel ja reageeringutel on oma unikaalne sagedus, siis sagedus on võnge ja võnget on võimalik siis mõõta. Ja kui on võnge, siis võnget on võimalik ka mõjutada teise sagedusega niimoodi, et see sagedus niimoodi annaks alla ehk siis deaktiveeruks. Ehk siis selle aparaadiga me esmalt tuvastame need mõttemustrid, tundemustrid, reageeringumustrid ja teistpidi me siis selles mõttes saame ka selle aparaadiga need ära deaktiveerida. Selleks, et inimene saaks siis igapäevaelus kogeda midagi teistmoodi, tajuda ennast natukene teistmoodi, reageerida teistmoodi, et me põhimõtteliselt ei oleks selles vana loo kütkes enam. Ehk siis see on ka baaspõhjus, miks siis iseendaga nagu tegeleda, et tunda ennast kergemana, rahulikumana ja teha nagu selles mõttes asju, mis meile päriselt nagu meeldivad. Et kui me siis täna võtame nagu, mida täna siit võib-olla nagu kaasa võtta nagu sellest nagu väiksest nagu loengust on see, et 3 baasasja, et esiteks, kui me saame 35, oleme me 95% automaatsete mustrite ohvrid. Ehk siis tegelikult me juhime oma elu vaid 5% ulatuses. Teine aspekt, mida kaasa võtta, on see, et kui sa saad aru, et sa oled olukorras, kus sa juba varem oled olnud, tekib selline déjà vu tunne, et ma olen juba olnud, ma olen sama tüli juba maha pidanud või et ma olen sama tunnet juba varem tundnud, siis peatu selles hetkes. Ürita aru saada, mida sa päriselt tunned, kas see on adekvaatne tunne, kas sa tahad midagi muuta. Ja kui sa saad aru, mis situatsioonis sa oled, tee totaalselt teistsugune valik. Ehk siis mine täiesti kardinaalselt teise suunda, mõtle täiesti teistmoodi ja tunne täitsa teistsuguseid mõtteid. Et see on see koht, kus me nagu murrame korduste mustrit, et ta ei jääks automaatselt korduma. Ja võt, kui iga inimene saaks sellega igapäevaselt hakkama, siis suure tõenäosusega on elus nagu palju paremaid, aga toredamaid hetki, mida nagu nautida. Ja Kas ma võin küsida vahele, et kui nüüd inimesel on mingisugune oma muster ja oma teema, kui kaua see aega võtab ja kas see on valus? ja selles mõttes see valu küsimus tekib meil alati, kuna tegemist on juhtmetega, on ju, et õnneks ei ole, valu inimene ei tunne, siis nii nagu me alati ütleme, elektrit ei saa, särtsu me ka kahjuks ei anna, on ju, et kõik on valutu, et inimene suure tõenäosusega ei saa siin toolis mitte midagi aru peale selle, et see pinge niinimetatud langeb inimese sees, on ju. Et ja kaua see aega võtab, oleneb, et kui näiteks see süütunne, millest mina ennem rääkisin enda puhul, mille ma tegelikult laadisin alla enda sisse juba 6-aastaselt, siis põhimõtteliselt võib selle nagu tasakaalustamine või deaktiveerimine võtta päris pikka aega, sellepärast et ma olen selle süütundega nii omaks saanud. Sellest süütundest on võib-olla isegi natukene saanud minu identiteet, kahju seda siin tunnistada, aga nii võib-olla suure tõenäosusega on ju. Ehk siis, mida vähem on meil mingisugune muster sees olnud, ajaliselt vähem meie sees olnud, seda kiiremini ta tegelikult ka niimoodi alla annab. On ju, et kui me oleme mõnda mustrit kandnud juba lapsepõlvest saadik, siis tema deaktiveerimiseks läheb natukene rohkem minuteid aega kui see, mis on tekkinud võib-olla eilne päev või üleeile. Et näiteks koolilaste puhul me näeme väga kenasti, et suvel neil on
näpud püsti, paila-paila, kõik on väga hästi, ärevust ei ole, sundmõtteid ei ole, kõik toimib väga hästi. ja oktoobrikuus, kui lapsed siis meie juurde teraapiasse tulevad, siis näed, kuidas on ärevus on kasvanud, hirm hakkama saamises on kasvanud, on ju, et ülitundlikkus on kasvanud, uni on võib-olla nagu kehvaks läinud, et me kohe näeme, et see, et kui nad kooli tagasi lähevad, siis mingisugused protsessid hakkavad sees tööle, mida nad siis tegelikult üritavad, millega nad üritavad igapäevaselt nagu hakkama saada. nii et kas ma vastasin sinu küsimusele? Jaa, absoluutselt. Ja kui nüüd on kuulajatel küsimusi, siis kindlasti kribage nad sinna chatti ja siis me saame pärast ka neid ka üle vaadata. Ja kui ma juba praegu neid näen, et siis hea meelega saab küsida. Üks hetk ja see küsimus, ma näen, et Anneli on saatnud küsimuse. Lipsas siit nüüd eest ära. Jaanika, kas sa saad panna mulle selle siia chatti? Ja okei, väga hea, tuligi. Sa suuresti kõneled, oh taevas, see on väga keeruline sõna, ma isegi nii väiksena ei näe. Kas on reptiilaju, kas on niisugune asi? Ta ütleb, et suuresti kõneled reptiilajust ning seda ajuosa ei huvita loovus ega empaatia. Ta on suunatud ellujäämisele, ohutusele ja kordamisele. Aga seade mõõdab ju limbilist süsteemi, emotsionaalset aju. Kuidas sa seda kommenteerid? Et selles mõttes limbiline süsteem on meil, emotsionaalne aju on meil täiesti siin süsteemis olemas ja seda me ka iseenesest testime. Et ütleme nii, et kuna suure tõenäosusega ma jään natukene selle vastusega jänni, et ma pärastki võib-olla vastan sellele nagu täpsemalt, on ju, et neuroteadlased ja kvantfüüsikud jõudsid Ameerikasse sinnamaani, et kõikidel tunnetel ja kogemustel ja reageeringutel on oma unikaalne sagedus. Ja see salvestub meie nagu kehasse. Ja kui me nagu mõtleme selle peale, et kui meil valutab pea, siis on valu peas, on ju. Kui meil on kurbuse tunne, siis see tegelikult ju see kurbus asetseb meil rinna peal, on ju. Kui me oleme vihased, siis me hakkame hambaid krigistama ja me tõmbame hambad kokku, on ju. Et selle koha pealt ma jään selle aju osa selle, mis see keeruline aju selgitab. Reptiilaju. Ütlesin väga palju. Ma pean guugeldama kohe. Anneli, mis see tähendab? Pane meile, aita meid natukene. Et selle koha pealt ma jään natukene nagu vastuse võlgu, on ju, et aga kui me oleme nagu testinud või küsinud seda, et kui palju see aparaat on sarnane valedetektorile, siis põhimõtteliselt on ta peaaegu 90% ulatuses kattub, sellepärast et nende anduritega, nii nagu valedetektori puhul meie keha iseenesest annab nagu vastuse sellele mõttemustrile, tundemustrile või reageeringumustrile, mis on siis meie füüsilises kehas. Ja kuna erinevad emotsioonid on meie tegelikult kehas erinevates kohtades laiali, siis ma ei saa täpselt öelda, millises kehaosas me niinimetatud seda vastust nagu võtame, on ju. Aga ma pean tunnistama, et limbiline süsteem on üks punkt, mida me alati kontrollime, kui me seda kliendile seda teraapiat teeme, et näha, et kui palju siis see limbiline süsteem on šokke või traumasid või mälupilte traumadest alla laadinud ja kui palju ta siis emotsionaalselt meid mõjutab. Ma loodan, et ma vastasin küsimusele, kui ei, siis ma võtan selle aja ja vastan kirjalikult. Ja sa võid alati pöörduda sinna gruppi tagasi ja aidata veel seda teemat edasi kerida. Kus kohas meil Eestis seda teha saab ja kui kaua sina oled seda teinud? Ja meie keskused on Kuressaares, Tartus ja Tallinnas. Et 3 keskust meil on, et alates suvest ja sügisest on võimalik ka meie juurde Inglismaale külla tulla, nii et tulge aga. Mina asetsen Tallinnas ja minul saab nüüd selle aasta sügisel 3 aastat, et igapäevaselt 3 aastat seda teraapiat teinud, et just lugesin kokku, et selline kuskil umbes 1900 teraapiatundi juba peaaegu läbi tehtud. Väga äge. No igal juhul suur aitäh sulle tulemast täna ja tutvustamast. Ja ma loodan, et täna öösel sa magad väga hästi, sest see on nüüd tehtud. Ja ma tahan nii väga, et sa ütled, et see ei olnudki nii raske.
ma korra suutsin, ütleme siis, oma olemist korra analüüsida ja ma olin endale üllatuslikult ikkagi üsna rahulik ja No tore, suur-suur aitäh sulle, Veronika, et sa võtsid selle aja ja tulid katsetama ja proovima ja kui kellelgi on veel küsimusi ja tekib neid hiljem, siis kindlasti kirjuta ja kriba nad sinna ülesse, siis Veronika saab tulla anda vastuseid. ja meie arvatavasti kohtume teiega juba, ma arvan, et samasuguses Kuldsuude 20-minutilises formaadis juuni lõpus ja kohe-kohe homme tuleb ka informatsioon ühe 13. juuni sündmuse kohta, mis on piiratud arv piletite hulgaga, aga ma pean saama enne kõik inimesed, kes seal peavad olema, need peavad olema raudselt rivis. Ja juba näed, sa saad Anneli käest kiita, Veronika, et väga tubli oled olnud ja Kristin Tomson samamoodi, suur aitäh, kui see oli su esimene live, siis ma küll ei ütleks, väga hästi tuli välja, oli väga põnev. Nii et näed, Veronika, tuleb öelda ja asjadele ja ma arvan, et see ei ole su viimane live. Aitäh sulle, aitäh ilusat teile. nädalat ja kohtume juba üks ühele tunnis. Tšau, tšau.